Et ühelt poolt väärtused on nagu sellised asjad, mille järgi me orienteerume või millest me lähtume käitumises. Teiselt poolt on ta jällegi see, mida me peame üldse tähtsaks ja mis võib-olla käitumises iga kord ei väljendu. Et kui me hakkame käitumise kontekstis rääkima, siis me võime mõelda sellest umbes niimoodi, et inimene oleks nagu jäämägi. Veepealne osa sellest on käitumine. Käitumine on siis see, mida me ütleme, mida me teeme, kuidas me reageerime mingitele sündmustele. Ja ülejäänud 90% inimesest jääb veealusesse nähtamatusse ossa. See on nähtamatu teiste jaoks, sageli ka tema enda jaoks tihti. Ja sinna tulevad siis kõik need asjad, mis seda käitumist põhjustavad. Kõigepealt mõtted, tunded. Neid omakorda põhjustavad siis väärtused, uskumused, hoiakud, kogemused, kõik need asjad, mis mingil viisil avalduvad siis meie mõtetes ja tunnetes. Ja seal kõige all on veel vajadused, mis omakorda siis kujundavad need väärtused ja uskumused ja hoiakud ja kogemused. Mis nüüd puudutab seda osa, kus väärtused on siis nagu need eesmärgid või asjad, mille poole me püüdleme, siis need sageli kujunevad läbi defitsiitide. No, näide võiks olla see näiteks, et minu vanaema rääkis kogu aeg, et et ärge te nüüd sööki raisake. Ja see tuli täiesti kindlasti sellest, et ta on laps, kes kasvas üles enne sõda, kes sõja ajal kannatas väga, väga rasket elu ja sellest tulenevalt ta õppis väärtustama toitu. Kui sa oled näljas olnud, siis sa tõenäoliselt väärtustad isegi siis toitu, kui sul seda on nii palju, nagu seda praegu on, eks ole. Teine viis on see, et me saame seda igalt poolt ümbritsevast keskkonnast, mudelitest, sellest, mida meil deklareeritakse, mis on tähtsad, sellest, millest räägivad targad inimesed, sellest, mis näiteks koolis on isegi kokku lepitud, et need on meie väärtused, mida me lähtume, et need tulevad väga erinevatest kohtadest. Deklareeritud väärtusi me teame kõik, eks ju, et see on sõbralikkus, ausus, koostöö, mis siin veel viimasel ajal on, võib-olla indiviidi õigused on meil ju väärtusteks ka, eks ole, et igal ühel on õigus ennast määratleda, loovus, avatus, kõik sellised asjad. Tegelikult käitumuslikult väljendub, ei pruugi üldsegi sellega kokku minna ja mina arvan, et praegu oleme me ikkagi selles ühiskonna etapis, kus tähtis on konkurents. Tähtis on see, et kas sa oled pildil, kas sa saavutad piisavalt, kas sa pingutad piisavalt. Väärtus on kindlasti töö, väärtus on rikkus või heaolu. Võib-olla viimasel ajal hakkab tulema ka tervis ja puhkus, eks ole, sealhulgas ka vaimne tervis. Need väärtused, mis on siis seotud elu kvaliteediga, seotud sellega, kui hästi ma tahan elada, kui palju ma tahan koostööd teha versus kui palju ma tahan võidelda ellujäämise eest, eks ju. Et see muutus on Eestis just siin mõned aastad tagasi toimunud ja me oleme liikumas selle poole, et sellised elukvaliteedi väärtused hakkavad tulema nagu üha olulisemaks. Nii et väga raske on öelda, osad inimesed on veel selles vanas ellujäämisväärtustes kinni ja osad inimesed, eriti noored, on juba täiesti nendes uutes hedonistlikes väärtustes. Ja sellest tuleb ka tegelikult palju probleeme ühiskonnas, et ei suudeta jõuda kokkuleppele, et mida me siis teeme, kuna väärtused on tegelikult otsuste tegemise ja käitumise alus. Ma arvan, see probleem tuleb sellest, et kui me ei teadvusta seda, mis meie ümber on ja mis on meie käitumise eelduseks või aluseks või millest meie käitumine sõltub, siis me käitume teadvustamatult ja see on juba kindlasti üks probleem. Teine probleem on see, et kui me ei ole enda jaoks sõnastanud neid väärtusi või ei tea nende hierarhiat enda sees või ei tea oma prioriteete, siis õiget suunda hoida on ikka väga raske. Et kindlasti see, et me saame kas siis ennast või oma organisatsiooni või üldse kogu ühiskonda mingitest väärtustest lähtuvalt juhtida või selles suunas juhtida, et need väärtused oleks rohkem esindatud. Teine teema on see, mis puudutab nüüd seda uut kultuuri, mis ta nüüd nii väga uus on, aga ütleme, et siis demokraatliku kultuuri, et muidugi väga lihtne on asju ära keelata, kui midagi ei meeldi, aga et võib-olla oleks tõhusam küsida hoopis või visata see dilemma või see probleem inimeste kätte ja anda neile võimalus arutleda selle üle, et mis siis oleks õige, sest me kõik, eks ju, omame erinevaid ressursse, erinevaid teadmisi, me võime erinevalt käituda ja kui seda infot omavahel jagatakse, siis see diskussioon on sageli palju väärtuslikum kui üks kiire otsus, käsk või keeld või norm.